kas kasutusloata majja tasub endale korterit osta? No kõigepealt on küsimus, kas üldse saab, sellepärast et pank kõrgemat oma finantseeringut küsib kindlasti, aga ta ei pruugi ka üldse laenu anda. Ehk siis oma finantseeringut peab sul olema. Aga ikkagi, kas siis tasub üldse osta? No, kui sul on võrdväärne objekt olemas, kus dokumentatsiooniga kõik on korras, mingeid küsimusi ei ole, loomulikult mitte. Aga kui miski vajab veel tegemist, siis vahest võib seal leiduda selliseid lihvimata teemanteid. Mõnikord on kasutusloa taotlemine üsna lihtne protsess. Kui on ehitatud vastavalt ehitusloale, vastavalt projektile, kõiki nõudeid arvestades, lihtsalt kasutusloa vormistamine on jätta tegemata, siis see võib olla üsna lihtne protsess. Siin võib pank ka laenu anda, paneb lihtsalt lepingusse tingimuse sisse, et 6 kuu jooksul olge head, tehke siis dokumentatsioon korda. Selline situatsioon tavaliselt võib olla näiteks hiljuti ehitatud eramajadel, kus omanik ongi ehitanud endale, pole lihtsalt dokumentatsiooni vormistamisega, ma ei tea, kas siis viitsinud tegeleda, mingil põhjusel pole seda ka enne müüki panemist teinud, siis siit võib tegelikult päris hea diili saada, kus omanik on võib-olla valmis alla turuväärtuse müüma, kui ta tõesti sellega tegeleda ei taha millegi pärast, siis siit võib üsna hea diili saada. Ostate ära, teete enda kodul siis dokumentatsiooni korda ja hopsti on turuväärtus tõusnud. Aga siin kindlasti tuleb spetsialistiga objekti eelnevalt üle vaadata, et kas tõepoolest see dokumentatsioon on ainult vormistamise vajab. Teine variant on see, et objektil on mingi lisaväärtus, mida mujal ei saa. Siin on korterid, kus majal on renoveerimine omal ajal tehtud, dokumenteerimata. Täna vajaks juba maja vastavalt muinsuskaitse reeglitele uuesti renoveerimist. Selleks on ehitusluba tehtud, lihtsalt see protsess võtab aega. Korter ise aga on kihvt, asukoht on super ja siin annab seda korterit veel laiendada. Korter ise on vinge, tal on pullilt trepp on siin korteris sees, see on juba kõik selle korteri omandi osa, paekivseinad on kihvid siin niimoodi eksponeeritud. Kuna ta omal ajal on juba jagatud niimoodi huvitavalt, siin majas on ainult 5 korterit, siis tegelikult siin omal ajal oleks olnud 1 korter, teine korter ja siis koridori peal ühine käimla, aga tänaseks on ta 5 korteri peale maja ära jagatud ja see 65,2 ruutu ehk mega suur kahene. Ja sul ongi pullid, kuna siin peaks olema 2 korterit, siis sul on 180 kraadi ulatuses aknad ja sul on päike hommikust õhtuni. Ta on ka asukohalt siin mega hea koha peal Kassisabas, Villardi tänaval. Ta on mega tsentraalne, kui sul siin ühistranspordiga tahad liigelda rattaga, sa saad ilusti hakkama. Ja minu arust Kassisabal siin eest ära jooksnud kalamajale on alust varsti hindades kandadele astuda ehk veidi suuremat võib-olla hinnatõusu näidata. Ja planeeringult ta on nii mõnusalt avar, et kes siin asukoha tõttu sihtrühm on, noored spetsialistid, kahekesi mahutab siia ilusti ära. Jääb siin kontoripinnaks veel ruumi ülegi, kas siia või sinna esiku poole. Ja teoreetiliselt siit poolitab selle toa ära ka ja siis saab ka 2 ust. Sul on 3 tuba, mahutab ka lapsega teoreetiliselt ära. Aga päris laienemisvõimalus on siis siin. 65,2 ruutu on veel siin pea kohal. Majas on kokkuleppe olemas, et ülemise korruse korterid laienevad üles, alumise korruse omad laienevad alla. Ja kasutusloa saamiseks katus niikuinii tuleb vahetada, see ei ole muinsuskaitse reeglitele vastavalt tehtud. Sellega ehitusloa projektis on juba sees, et katus tõstetakse ja siia saabki peale ehitada. Ehk täna ostes sa saad 65,2 ruutu siin all juba elamiseks ja teine 65,2 ruutu jääb sulle tagataskusse, tagavarasse. Kui maja on kunagi tehtud, katusluba olemas, sul on lisavahendeid ka tekkinud juba, siis sa saad sinna laieneda. Ja kui sul on 130 ruutu nii heas asukohas, selle asja väärtus on juba hoopis teine. Ja üks pull laienemisvõimalus on siin veel.
ehitusloa projektis on sees, et siia tuleb terrass. Siit saad õue, uks on juba olemas. Ehk see on õhtupäikse poole, siin mõnus istuda. See korter saab siukene vinge. Praegustel omanikel aega oodata ei ole, nemad saavad müüma. Aga kellel peale hakkamist on, siis see saab siin siukse tipp-top asja. No, praegu müüsin juba konkreetselt korterid sulle juba ideed, aga mis puudutab kasutuslubasid, uuri natukese lähemalt, veidi rohkem süvitsi, mis seal taga on, mis see reaalne põhjus on. Teinekord dokumentatsiooni puudumine võib tähendada ka tubli väärtuse kasvu. Näeme jälle. Seniks. Tšau!